Loodushuvilised ja loomasõbrad kogunesid täna Tallinna loomaaeda, et näha esmakordselt 5. aprillil sündinud leopardikutsikaid. Leopardi lapsed lasti juba eile õhtul uue aedikuga tutvuma. Paraku abi sellest polnud ja täna kiskjahakatised end rahvale veel ei näidanud. Ilmselt pidasid nad targemaks jääda kuiva ja tuttavasse ruumi, sest kohe pärast piduliku aktuse algust läks väljas tõeliseks maruks lahti. No tundub vägisi, et lumeleopardid suudavad ilma mõjutada. Eelmisel aastal, kui nende uus elamine avati, tuli paduvihma. Täna, kui kutsikad lasti välja, on ilm täpselt samasugune. Külastajaid see väga ei sega. Loomulikult olid kohal ka kevadel sündinud kutsikate ristivanemad. Lihtsalt vaatasin, et kas ma selle piirkonna kohta, et kas ma sealt midagi leiaksin ja need nimed jäid kuidagi kohe silma ja nad olid hästi kokku sobivad ja kõlavad ka, et sellised minu meelest täpselt leopardi kutsikatele sobivad. Kas tekkis ka mingi suurem huvi nüüd selle käigus leopardi enneste vastu? No eks me oleme neid enne sealt leopardi kaamerast juba jälginud ka, et nad juba sünnist saadik, et nad on ikka ilusad ja armsad ja kena oleks, kui nad ikka looduses säiliks, ja kena oleks, kui nende Hassan ja Hanka järeltulijad ka kunagi loodusesse tagasi jõuaks. Tegelikult minu ema valis need nimed välja. Guugeldades internetist ja mina saatsin siis e-maili edasi. Nii et selline koostöö oli. Leopardilaste nimevaliku konkursil lõi kaasa väga palju rahvast. No osavõtt oli ülemaailmne ja pakuti üle 1000 nimevariandi, sellepärast meil läks sõelumisega natuke rohkem aega, kui me algul plaanisime. Aga osa inimesi olid tõsiselt vaeva näinud, natuke geograafiat uurinud ja natukene siit-sealt loomade kohta uurinud aga välja valisime need just sellepärast, et neid oli 2 erinevat inimest täiesti sõltumatult välja pakkunud samamoodi. Ja need on siis 2 järve nimed Amurimaalt. Hassani järv on üks hästi väike järvekene, mille kaldal veel praegugi elavad amurileopardid. Ja suur ja kuulus järv Hanka on praegust küll jäänud nende levilast välja, kuna levila on kokku tõmmanud, aga me kõik loodame, et loomaaednike ja muude looduskaitsjate ühiste pingutustega 100 aasta pärast jälle nad seal Hanka järve ääres jalutada saavad. Mis saab aga Hassanist ja Hankast edasi? Kas nad jäävadki Tallinna loomaaeda või saadetakse kuskile mujale? No nüüd tänasest alates on nad iga päev siin vabalt külastajatele näha ja jäävad sedasi vähemalt 1,5 aastaks ja kusagil järgmise aasta lõpus siis vastavalt rahvusvaheliste koordinaatorite näpunäidetele saadetakse nad muudesse loomaaedadesse ja miks ka mitte tähendab see programm, mis praegu on ülemaailmselt kavandamisel, näeb ette niisugust olukorda, kus Sihotaliinimägede lõunanõlvadele tehakse niisugune 1000 hektarite suurune piiratud ala, kuhu siis tuuakse 5-6 aastaks loomaaias elavaid isendeid, kelle järglased siis seal sündides juba saavad koolituse ja lähevad päriselt loodusesse ja 4-5 või 6 aasta pärast siis vahetatakse jälle need loomad välja, tuuakse uued, et võimalikult mitmekesine oleks genofond. Sest nii praegu looduses järel oleva 450 looma kui topelt nii suure arvu loomaaedades elavate amurileopardide puhul on niisugune genofondi vaesumise probleem on tõsine.